Kallid saarlased, koroonaviirus on meid uuesti tabanud ja nakatumisnäitajad on üsna kõrged. Mida me teeme, kui koroonaviirus juhtub meid nakatama? Hea on võib-olla see, et paljudele meist koroonaviirus põhjustab vähe sümptomeid või peaaegu mitte üldse sümptomeid. Ja kahjuks on ka inimesi, keda koroonahaigus tabab väga tugevasti, kes vajavad ka haiglaravi. Mida me saame teha iseenda jaoks? Kõige olulisem on enda tervist jälgida ja kui tekivad külmetushaiguse nähud, püsida kodus. Ning kui on lähikontaktsed kodus, perekonnaliikmed, siis ka perekonnaliikmed praeguses olukorras peaksid püsima kodus. Esmane abivõte on ikkagi koduste vahendite kasutamine, sest koroonaviirus kuulub SARS-CoV-2, praegune koroonaviirus kuulub koroonaviiruste hulka. Ja kui me mõtleme, mida teevad koroonaviirused, see ongi külmetus ja klassikalises mõttes nohu. Nii et me peaksime seda viirust ravima kui külmetusviirust. Kui on palavik, võtma palaviku alla, selleks kõige tüüpilisemad ravimid on ibuprofeen või paratsetamool. Siin peab meeles pidama, et paljud vanemad inimesed võtavad verehüübivuspreparaate, mis teevad verd vedelamaks ja nendele inimestele on eelistatum paratsetamool. Ibuprofeen võib omakorda ka verehüübivust mõjutada ja oht on, et võib tekkida veritsus. Nii et inimesed, kes võtavad verehüübivust soodustavaid ravimeid, antikogulante, nendel on soovitav paratsetamool. Paratsetamooli juures peab ka omakorda meeles pidama, et ei ületataks maksimaalselt lubatud doosi ja doos, mida me ütleme, mida võiks võtta päevas, on kuni 2 grammi ehk 4 tabletti. Kui võtta ibuprofeeni 400 milligrammist, seda ka kuni 4 tabletti päevas ehk 1600 milligrammi. Tavaliselt peaks piisama 2-3 tabletist. Ja siis vastavalt sümptomitele, kui on kurguvalu, siis kurgupastillid, nina on kinni, ninaspreid, kui on köha, rögalahtistid, need on need vahendid, mida te saate ise kasutada. Kui palavik püsib ja on köha ja on mulje, et on midagi rohkem kui lihtsalt kurguvalu, siis võib vaja minna ka antibiootikume. Nii et seetõttu on väga mõistlik pöörduda külmetushaiguste tekkel oma perearsti poole ja rääkida ära oma sümptomid ja perearst siis vastavalt sümptomitele saab ka kirjutada ravi ning kui vaja, siis ka antibiootikumi. Kõige tõsisem tunnus, mis võib koroonahaigel kodus tekkida, on ikkagi hingamispuudulikkus, et ei jõua enam ära hingata, tekib õhupuudus. See on kindel sümptom, et on vaja kiirabipoolset abi või vähemalt nõu. Siin on üks selline väike nipp, mida saab ka ise kodus proovida, kui on olemas, mis on muga sõrme küljes, on pulssoksümeeter. Et kui panna see pulssoksümeeter näpu otsa, siis ta näitab pulssi ja näitab, palju on hapnikku veres. Nii kui see number siin, mis tuleb siin roheline, langeb alla 90, see näitab, et hapnik on veres liiga vähe või võiks öelda isegi kriitiliselt vähe, siis tuleb kindlasti kutsuda kiirabi. Normiks loetakse 95%, 100–95% ja hapniku puuduseks, kui on see number langenud alla 90%. Kiirabi tuleb ka kutsuda siis, kui on kõrge palavik, mis on kestnud päevi või nädala ja ei allu palaviku alandajatele või kui palaviku foonil tekib väga suur nõrkus ja jõuetus. Üks sümptom veel, kus kiirabi tasub kutsuda, on, kui tekib väga kiire pulss kõrge palaviku foonil või tekib vererõhu langus. Et see viitab põletiku edasiminekule. Ja me oleme näinud eelmise aasta kevadest, et põletik võib minna või patsiendi üldseisund võib minna halvaks väga kiiresti. Seetõttu, kui sellised sümptomid kodus tekivad, siis kindlasti kutsuda kiirabi. Ja kui me oleme nüüd kodus ennast ravinud ja tekib küsimus, kas mul on koroonahaigus või on mingi muu haigus, et me saame ikkagi teada seda läbi testimise, läbi proovide. Ja selleks, et saada koroonatestile, tuleb ikkagi võtta ühendust uuesti perearstiga või siis koos sümptomite tekkel perearstiga ning perearst suunab testimisele. Meeles peab pidama seda, et selleks, et test muutuks positiivseks, kulub oma aeg. Nii et kui me oleme täna puutunud kokku inimesega ja me saame teada, et tal on koroona näiteks õhtul või homme, siis selleks, et minu test muutuks positiivseks, kulub 7–10 päeva.
nii et kahjuks jah, need 7-10 päeva tuleb olla kodus, ravida ennast, olla isolatsioonis, sellega siis nakkust ei levita ja oodata oma järjekorda, kui perearst on saatnud testimisele, nii et 7-10 päeva pärast on see õige aeg, kus siis test näitab, kas on viirusega nakatunud või ei ole. Kui sümptomid tulevad enne isolatsiooniperioodil, köhapalavik, test ei muutu varem positiivseks, et tuleb ikkagi ära oodata oma 7-10 päeva, ravida ennast, kui läheb olukord halvemaks, just hingamispuudulikkus või vererõhulangus või kiire pulss, et tekivad sümptomid, vajavad kiirabi, siis tuleb kutsuda kiirabi ka ilma testita, sest kiirabis on võimalik teha esmane antigeenitest ja see ütleb kiirabi brigaadile, kas on siin koroonaviiruse kahtlus või mitte. Veel kord ma panen südamele, et kui sümptomid tekivad, testi ei ole tehtud ja sümptomid on tõsised, siis ikkagi kutsuda kiirabi. Kui saab kodus hakkama, siis ravida koduste vahenditega. Kui me räägime kodustest vahenditest veel, siis palju on räägitud vitamiinidest ja vitamiinide suhtes ollakse nii-öelda pooldaval seisukohal, kui ka mõned eksperdid on ka eitaval seisukohal. Meie seisukoht on, et vitamiinid aitavad. Et me ei räägi nüüd spetsiifiliselt jälle koroonaviiruse ravist, vaid räägime üldse viiruse vastasest kaitsest. Ja viiruse vastases kaitses on eriti oluline vitamiin C, vitamiin D. Saarlastel on vähe foolhapet, vitamiin B12, et me soovitame võtta vitamiine. Vitamiin D doosiks võiks olla 2500 kuni 4000 ühikut päevas, vitamiin C doosiks võiks olla kuni 1 gramm päevas. Ja mõned eksperdid on soovitanud ka tsinki 1-2 tabletti. Kuidas veel enda olukorda parandada või sümptomeid leevendada? Kindlasti on väga oluline hüdratatsioon. See on meditsiinitermin, väga raske aru saada, aga hüdratatsioon tähendab, et vedelikku on organismis piisavalt. Me soovitame juua sooja jooke ning mineraalvett. Higistamisega kaotab mineraale, meie keeles ka elektrolüüte, et neid asendada, siis tavavees neid on väga vähe või praktiliselt ei ole. Seetõttu gaseerimata mineraalvesi oleks siin soovitav ja kindlasti ka teed. Võib-olla kummelitee, piparmünditee, roheline tee või mõni muu taimetee. Minu isikliku seisukohast võib olla ka must tee, võib pigistada sidrunit sinna sisse, sest sidrunis on ka palju C-vitamiini. Mett-tee sisse, kui ei ole suhkruhaige. Et neid võimalusi tuleb kõik ära kasutada ja kui me neid kõiki võimalusi kasutame, siis on ka suurem tõenäosus, et me haiglaravi ei vaja. Aitäh, olge hoitud, jääge terveks!